ja on osa saamas siis sellest meie lahedast intervjuust. Üllatuskülaline on olemas, Soome, aga nagu te näete kõik siin, siis me oleme kõik kollases ja uskuge või mitte, aga me ei leppinud seda kokku. Nii et ma arvan, me lihtsalt oleme kõik sellised kevade inimesed ja kuidas me ütleme, õnnelikud ja kevadised ja rõõmsameelsed. Aga Virke, sina oled olnud minuga juba mõnda aega, teinud tegelikult väga suurt arengut läbi ja samamoodi oled sa saavutanud päris märkimisväärseid tulemusi. Ma ei hakka nimetama, mis need on, pärast räägid ise. Ja Sten, sina oled üks visaduskuubis, mõtlen selle peale, sest mina ei tea, kuidas sa mind jälgima sattusid, ma tõesti ei tea, täna saan teada. Siis sa käisid seminaril Pärnus, siis sa olid meistriklassis vist ennem, siis seminaril, siis sa tulid coachingusse. Visa oled olnud. Ja ma arvan, et nii mõndagi ka saavutanud, nii et aga alustame naiste rahvast. Virge, kes sa oled siis? Kes sa oled? Millega sa tegeled? Tere ka minu poolt. Kes ma olen? Olen Virge ja olen täiesti tavaline inimene meie kõigi seast, ütleme siis nii-öelda. Ma mõtlesin täna hommikul sellele, et mis on olnud minu edusaladus või minu tulemuste taga. Loomulikult ja siis ma avastasin, et minu edu taga on olnud minu tahtejõud ja minu tegutsemise tahtmine. Ja kuna ma olen ka eelnevatel sinuga vestlustel ja videodes nagu sellest rääkinud oma loos, siis ma täna mõtlesin veel sügavamale sellele asjale, et kuidas ja miks mulle siis ikkagi nagu selles mõttes määrati sinuga kohtumine, ütleme nii-öelda sellel hetkel, kui me kohtusime, siis ma leidsin selle asja, et kui ma noorena ja lapsena ikkagi, ma olin tegutseja, mõte tuli, ära tegin, mingeid takistusi ma selles ei näinud, aga kui nagu täna joont tõmmata, siis ma näen seda, ma tegin neid tegevusi, mis mulle meeldis teha. Mitte neid tegevusi, mis olid ebamugavad. Ja kui ma tegin ära oma raamatupidamise ettevõtte ja kliendid hakkasid minu käest algul raamatupidamislikku nõud küsima, aga raamatupidamise ja siis selle coachimise vahel või selle on nii õhkõrn, sellepärast, et kui ma algul läksin raamatupidamise ettevõttesse, kus ma olin lihtsalt raamatupidaja ja ma ei saanud klientidele anda tagasisidet, siis ma ütlesin, et ei, ma ei taha, mulle ei meeldi see, ma tahan oma ettevõtted, ma tahan ise klientidele nõu anda, ma tahan anda nõu, mida need numbrid mulle räägivad, mida ma paberi peal näen. Ja siis ma nägingi seda, et ma hakkasin klientidega rääkima, ma hakkasin neile nõu andma ja ma hakkasin nendele rääkima seda, mis oli nende jaoks ebamugav teha. Ja enne sinuga kohtumist, enne coachinguga alustamist, ma olingi enda jaoks aru saanud, et ma jätan need asjad, mis viivad mind eduni, tegemata, mis on ebamugavad. Ja siis mõtlesingi, ma soovingi endale coachi ja selleks hetkeks õpilane oli valmis, tuli ka õpetaja. Kui see oli jumast põnevad punktid, sa tõid välja, tegelikult see vastab 100% tõele, ma arvan, ja Sten on minuga nõus ja sinuga nõus. Ja me tegelikult tahaksime teha asju, mis on mugavad. Isegi kui me teame, et tegelikult, ma toon lihtsalt näite, vaata õhtul nagu võtta krõpsu ja võtta, ma ei tea, õlut ja vein ja viina ja rummi ja jube lihtne on. Ja siis kui sa ära jätad, siis algus on ebamugav, aga pärast on jube mugav, sest hommikul tõustas on nii palju energiat, mida ennem ei olnud. Nii et me oleme kõik sellised toredad inimesed. Aitäh, Virge. Ja Virge on tõesti fantastiline raamatupidamise ettevõtte. Julgen soovitada. Virge ise lihtsalt, mõtlen, kui sa ütled raamatupidamise ettevõtte, ma ütleks, et sa oled nagu andnud ikkagi finantsnõu, et see on midagi muud, et sa ei ole see andmesisestaja. Nii et ära ütle raamatupidamise. Ütleme, et siis finantskonsultatsioon koos isikliku coachiga nii-öelda, et kõik see, mida, ütleme nii, et väga edukate ettevõtjate tugev seljatagune, mis puudutab kõike finantsmaailma ja raamatupidamist, et meiega tõesti on korras on sinu raamatupidamine, pluss seejuures kasvavad ettevõtja finantsilised teadmised. Ja finantskirjaoskus suurepärasele tasemele. Issand, see oli kokku võetud. Ja Sten, sina oled meil üldse Soomes, ei olegi Eestis. Minu käest küsitakse, aga kus kohast sul inimesed tulevad coachingusse?
mõtlesin, mina ei tea, kus kohast, aga ma tean, et nad tulevad, on olnud Lätist ja Inglismaad ja Saksamaad ja Leedust ja Soomest ja Rootsist ja igalt poolt on olnud. Et minu arust selle ei ole üldse tähtsust, kus kohas inimene on, tähtis on midagi muud, on ju. Sten, millega sina üldse tegeled ja kuidas sinul tekkis selline paljude inimeste arvates hullumeelne mõte, et sul on vaja juhendada? Tervist, minu nimi Sten. Ja jah, tõesti Soomes olen ja tegelikult sinuga kohtusin üks nüüd eelmise aasta kevadel üldse nägin ja tegelikult enne seda ma olin kuskilt sind tegelikult sõbrast ei saanud. Ja ma ei mäleta, mingi video oli nii-öelda ära salvestanud, et see oli mingi üks hea video, mis nagu kõnetas mind too aeg. Ja mingi hetk hakkas mulle nagu mingid videod ette jooksma ja siis vaatasin, mul on täpselt seda just ongi praegu hetkel vaja. Ja ma mäletan seda momenti, kus sa andsid telefoninumbri, ma saatsin sõnumi, et jah, olen valmis ja sealt hakkas nagu järjest virvarri moodi edasi liikuma ja siis oligi esimene oli see sinu 3-kuuline see coaching, kus ma sain nagu esimesed nagu maitse nii-öelda kätte, et mismoodi nagu asjad liiguvad. Ja sealt edasi siis oligi see, kus ma sain nagu tiimi ja ettevõtet aidata kasvatada. Ehk siis jah, ma tegelen siis Soomes autotöökohas värvimise, remondi ja kõige selle poolega. Teil on seal üks vinge autoremondi ettevõtte, ma ei julge öelda, et ta on remonditöökoda lihtsalt, sest te teete ka muid asju, te tunite ja vist ma saan aru, et ehitate ralliautosid omale ja teete huvitavaid asju. Praktiliselt kõik jah. See on midagi enamat kui lihtsalt see tavaauto remont, aga kaua siis, Virge, millal sina ettevõtjaks hakkasid? Oma ettevõtte ma registreerisin ära 2008 ja nüüd on küsimus see, et kust maalt me võime lugeda ettevõtjaks hakkamist. Üks asi on see, et eks ole, kui sa registreerid ettevõtte ära, teine asi on see, et sa teed otsuse, et sa tegelikult hakkad vastutama oma ettevõtte tulemuse, iseenda heaolu eest ja edasise arengu eest, eks ole. See, kui sa teed endale ainult lood töökoha, teed ise tööd, siis kas me saame täna seda ettevõtjaks lugeda, eks ole, ta tegelikult on endal palga teenimise võimalus, ütleb niimoodi. Aga ütleme niimoodi, et see otsus, et päris ettevõtjaks hakata, eks see sinna tegelikult sinna aastasse 2012, 2013 nagu jääb pärast seda, kui mul olid lapsed, väiksemad tüdrukud ära sündinud, et siis ma teadsin, et ma enam nagu kellast kellani kuskile kellegi teise juurde tööle ei lähe. Ja ma arvan, et loomulikult teine kõige suurem hüpe oli 2017 aprillis, kui ma olin otsustanud võtta endale coachi ja kui meie teed sinuga ristusid ja ma hakkasin järjepidevalt oma ettevõtet arendama ja kõik muutes eelnevaid olukordi tänu sellele. Kusjuures siin ma lisangi juurde siis, et minu jaoks on küsitud ka, et kas siis inimesed peale seda 12 kuud siis, kas sa siis lähed ja lahku, ma mõtlesin, et Virge on minust hea näide, me oleme nüüd aprillis saab 4 aastat varsti saab täis. Me ikka oleme koos, nii kui öeldakse, ninapidi koos ja tegelikult on see väga kihvt teekond olnud. Aga Sten, kuidas sina, ma arvan, ma ei tea, Virge, sina käisid ka enne palgatööl, on ju? Ja. Sina oled ka olnud ja siis ühel hetkel nagu hakkad ettevõtlust tegema, hakkad looma töökohti tegelikult enne, võtate inimesi sinna juurde koos niimoodi ja tahate asju teha teise vaatenurga alt ja hoopis suuremalt. Kus selline hullumeelne mõte tuli? Hullumeelne mõte, sisimas on see, et tahad nagu kasvada, et see nagu, nii kui see paigaseis tuleb, siis on see sees hakkab see kratsimine nagu pihta, et sa tahad kogu aeg midagi nagu elamat. Ja kui sul nagu see pilt endal nagu ette visioon, see peab olema nagu mingi visioon nagu kuhu pool liikudes, muidu nagu jälle paigal sees. Ja sealt ongi see, et mingi moment on see, kus sa nagu ei oska edasi liikuda, et tekib nagu see stopp moment ja siis sa saad aru, et sul on vaja kedagi kõrvale juhendada, kes aitab nagu näidata nii-öelda kuhu pool nagu liikuda. Et vahet ei ole, mis valdkonnas sa tegutsed, on sul vaja alati mingid juhendajad ette, kes on nagu seda teekonda nagu läbinud. See on jumalast hea
mõte, mida ma ütlen ka, et ma panin siia, Virge ei teagi, ma panin ka üles teksti, et nad on mõlemad midagi ühist ja samas on nad väga erinevates valdkondades, siis tegelikult ongi need inimesed, kes jõuavad siis coaching usse, need inimestel on tegelikult sisemine kriipimine, mida on nii suureks läinud ja see soov edasi areneda, et nad julgevad teha seda otsust edasi liikuda. Sest ma ei tea, kas te olete minuga nõus, et enamus jääb selle taha, et enesekindluse puudus on ja tahetakse midagi, aga ei julgete seda esimest sammu teha. Mis te arvate? Liikuma asumine on see, mis on see kõige olulisem asi, et sealt edasi kõik juba lihtne. Ja, aga mina lisaksin siia teise nagu argument või teise nagu vaatenurga ka natukene asjale, et tegelikult arvatakse seda, et coach või nagu selles mõttes mentor, mida sina, Karmo, tead minu valdkonnast? Arvatakse, et see coach peab teadma midagi sellest valdkonnast, mis valdkonnas mina olen tegutsenud või peab olema nagu midagi nagu ülimat suurt nagu ise üles juba nagu loonud on ju selleks, et alustada. Tegelikult see, minu meelest on see väga nagu selline, ei ole väga õige arvamus, ütleme nii-öelda, sest tegelikult ikkagi juhitakse ju mind. Ja sa ei tee ju seda enda näpunäidete järgi, ikkagi me ju tugineme ju väga, või see programm tugineb ju väga tugevatele alustaladele, mida siis on Bob kokku pannud ja mitte see ei ole ju alati kõik tema tarkus. See on ju kui palju sajandeid vana tarkus tegelikult on ja kui ma vahest neid Bobi kuulen või kõike seda asja vaatan või loen, siis ma mõtlen seda, et nagu issand, kui vana teadmine see kõik on, eks ole, ja me põlvest põlve kanname tegelikult, oleks võinud juba ammu ilma kõike seda teha, ise ennast juhtida niimoodi, nagu me täna seda teeme, aga paratamatult see ongi seesama see massipsühhoos, ütleme siis nii-öelda, et ei ole see koolitarkuse kõrval, ütleme, nagu see ei ole nagu põhiline, et natukene ikkagi need teejuhid on teised, ütleme, jah. Meil jah, koolis paraku ei õpetata väga olulist asja, esiteks, kes me oleme ja kuidas me mõtted loovad. See on nagu selline, mis võiks olla koolisüsteemis, mida väga tihti ei ole ja ma ei ole seda ka näinud. Aga jumal tänatud, et on olemas tegelikult, see teadmised on olemas, on tuhandeid aastad tõesti. Ei ole kellegi nagu täna välja mõeldud ideoloogia või mõte. Kui me vaatame iseenda elusid, siis tegelikult meie mõtted on loonud kõik meie elus. Ma mõtlen, kui sul on oma kodu, sa oled selle saanud, kui sul on oma auto, oled sa seda mõelnud, tahtnud saanud. Tegelikult me kõik saame seda, mida me tahame. Aga nüüd küsimus on just see, et millises keskkonnas me viibime ja kas need inimesed, kes meie ümber on, toetavad meid. Ja ma arvan, et te olete ka näinud kindlasti, et mõningad inimesed on võib-olla lahkunud sealt tutvusringkonnast teise asemele tulnud. Aga kuidas te ise hindate nagu seda keskkonna mõju oma tulemustele? Virge? Ütleme niimoodi, et väga suurt, et selles mõttes, et täna see seltskond, kes mind ümbritseb või et kes on minu ettevõtte töötajad, eks ole. No, ütleme, paratamatult on nii, et täna ma ikkagi väga vaatan, kui inimest tööle võttes, siis ma vaatan ikkagi seda indiviidi kui isiksust, eks ole, mitte see, jah, et mis on tema põhimõtted elule, ütleme siis nii-öelda. Täna ma vaatan väga selle järgi, et tal peab olema mingi see, miks ta seda asja teeb, ütleme nii-öelda, jah. Selleks, et ütleme siis, ja ka ütleme ka ühtepidi seda, et kellega ma nagu oma aega veedan, et ta peab ikkagi mind kõnetama või mulle andma midagi ka teistpidi, nagu kui mitte ainult mina andma. Ehkki pigem sa eelistad veeta aega inimestega, kes inspireerivad ka sind ja kellega sul on nagu mõnus ja huvitav rääkida siis tulevikust, asjadest, mitte see, et hetke olukorrast või minevikust. Jaa, täpselt. Et jutt ja teema, mida me ikkagi räägime, on ikkagi edasi viiv ja on nagu kõnetav ja ühtepidi ka nagu siis iseennast nagu raputan, vaata, et rääkida igal õhtul ühte sama juttu ei ole nagu atraktiivne minu jaoks, et ikkagi nagu selline nagu unistav ja kõike, et ikkagi, sest ega tänasekski, täna kell on 12:15 ja
saunas sõbrannadega käidud, mõtteid elule, mida või kuidas metsaring on juba tehtud, et see on kõik väga-väga inspireeriv pühapäeva hommikus näiteks. Ja Sten, kuidas sinul on, kas osad vanad tuttavad on kadunud ja öelnud, et Sten, sa oled ikka hulluks läinud, vaata, mida sa teed ja kuhu sa nüüd püüdled ja mis on viga on, miks sa ei tule meiega enam välja, praegu vist on palju öeldud välja jooma, aga tule meile kas või külla ja teeme ühed, ma ei tea, teeme pudeli viina ja võtame pitsiga ja ma ei tea, mis iganes on. Kuidas on tegelikult see keskkond, kas on keskkond muutunud sellest ajast, kui sa tegid selle otsuse esimest korda tulla kas või meistriklassi ja nüüd, kus sa oled coachingus, on see tutvusringkond vahetunud või mis aset leidnud on, mismoodi sinule on vaadatud seda üldse? Mul tegelikult see, et ma Soomes olen olnud nüüd nõksa oli aasta, et kuna ma Soome tulin, siis see tutvusringkond oli väga väike ja põhiline, kes mul siin ümberringi oligi, oli see, kes mul töökeskkonnas oli. Ja koos selle siinse arenguga ma nägin, et ma võtan pigem see töökeskkonna võtan kaasa ja koos areneme. Et kui ma arenen üksi, siis on see, et ma tekitab see stressitunnet, ma ei saa teistel koos. Kui me koos areneme, jõuame koos kaugemale. Ja pärast coachingut on see olnud, et sa valid teadlikumalt, kellega sa ennast ümbritsed. Et inimesed tuttavad, vaatad, et sellega ma võin koos olla ja ma näen, et ma saan mingit väärtust, ma saan temaga koos väärtust jagada. Aga ei ole enam seda, et ma lähen kuskile välja, nii see ma olen ja mingit, mis iganes asju korraldab, see on Lähme võtame oma suure palkmaja ja teeme tündritäie seda samu sooja asja, sooja vekiga. Et siis hommikul oleks paha olla ja mitu päeva veel. Et siin ongi sellest Steni jutule veel lisaks, et täpselt samamoodi sama minuga, et just see, sa lähed koos oma selle töökollektiiviga või kõik sellega koos arened. Sul ei ole vaja tihtipeale ennast õigustada või sul ei ole vaja ennast tõestada. Sul tekib mõte, sa ütled selle välja ja siis näed, mis sellest töökeskkonnas tullakse kaasa, tehakse ära. Et see on hoiab tohutult aega kokku, see teineteise mõistmine, ütleme nii-öelda, et sa ei pea tõestama, et see enese tõestamine, kehtestamine, see nii väsitab energeetiliselt ja elu on piisavalt nautimist väärt, et mitte sellega tegeleda. Nõus, mina ütlen ka, et keskendu positiivsele ja nüüd järgmine küsimus ongi tegelikult see, et mis teile Virge, sul on 4 aastat nüüd kogemus, ma tean, et sa tahaksid rääkida vähemalt tund ja pool teist, et mis on sinu nõuanded inimestele, aga mis on juhtunud tegelikult elus või kas, mis on tõesti mis on juhtunud, ma ütleks selle peale, sinu endaga, sinu meeskonnaga, sinu arusaamistega, mis on juhtunud selle ajaga, sest et 4 aastat on ju selline märkimisväärne aeg ja ma olen tundnud, et ka enne seda, aga tõesti sügavamad kontaktid olid alates 2017, siis tegelikult mina näen seda muutust, aga kuidas sa ise hindad kõiki seda asja, mis on toimunud ja sama siis tegelikult Stenile, et mis on muutunud, aga Virge, alusta sina siis. No ütleme niimoodi, et kui ma tõesti püüan seda lühikeses ajahetk ära mahutada, et inimesed, kellel asub see võimalus sinuga coachingusse tulla, siis nad kindlasti kuulevad pikemalt mu lugu, aga mida ma ise tahan öelda on see, et tohutu enesekindlus, tohutu julgus ja hirm selles on mul kadunud, et ma pean kõike üksi tegema. Ma tegelikult varasemalt, kui me ka eesmärke kaardistasime ja seda on tulnud ka teistel välja, et kui sa eesmärgi sätid, siis sa võtadki algul selle, et sa pead ise kõik asju tegema. Aga läbi selle coachingu ma olengi aru saanud, et ma ei pea kõike siin ilmas ise tegema, ma ei pea kõigiga ise hakkama saama. Küll ma pean leidma õiged inimesed, kellele annan mina väärtust, kes annavad mulle väärtust ja me koos ühises sünergias saame tekitada sellise olukorra, kus kõikide eesmärgid on täidetud. Et see on see, mis minule on andnud rahulolu. Loomulikult on olnud tõusi, mõõnasid, aga see kõik on iseenda juhitav. Tõus mõõn on siis, kui sa liigud järgmistele suurematele eesmärkidele lähemale,
paratamatult iga tõusu eel on üks väikene langus selleks, et sa saaksid tõusta, sest vastasel juhul sa ei näe seda tõusu, ütleme nii-öelda. Nii et täna ma tean, et kõik, mis ma tahan ja mis peab minuni jõudma, see minuni tuleb ja see minuni jõuab. Täna on mul rohkem julgust olla ise ja vaadata, mida ma ise tahan, mis on minule, minu perele hea ja teadmine veel suurem, et kuhu ma liigun ja mitte karta unistada ja võtta endal hetki, et seda teha. Tegelikult võib öelda, et sa oled võtnud täieliku vastutus ise enda elu eest, sest sa saad aru, et kõik on sinu enda kätes. Ja. Mida iganes sa soovid, seda on võimalik luua, sa kaasad veel teised inimesed. Mina nimetan seda töökollektiiv, meeskond, see on tegelikult üks meeskond koos, tegelikult isegi töötajate kohta võtaks ka, et nad on ikkagi nagu, ei ole isegi meeskond, aga koostööpartnerid, sest nemad peavad mõtlema samamoodi nagu sina, ja kui seda ei ole, siis ongi see, ma olen naiskollektiivi näinud, Saku Üle tehas toon näite siia, et väga palju klatsimist ja sellist aasimist üksteise kallal, et see on nagu hea, ja sinul on hoopis vastupidi, sul teevad inimesed tööd, teevad rõõmuga, naudivad, et see ongi see hea juhi tunnus on see, et kollektiivis valitseb üksmeel ja toetatakse üksteist mõõdeks selle peale. Ja ma olen alati oma töötajatele ka öelnud, et palun, kui ma kuskil koodusvideodes või kuskil räägin midagi palgatöötajatest, siis palun saage aru, ma mitte kunagi ei pea teid palgatöötajateks, tööte nagu minu meeskond, me nagu koos ühisel ja ilma teieta ei ole ma täna see, kes ma täna olen, et see on väga-väga suur väärtus, et nagu saate aru, kui tähtsad teie minu jaoks olete ja ma tean, et olen ka mina nende jaoks tähtis, et see teineteise toetus on nagu peab olema 100%. On hetki loomulikult, kus on kõigil raske või väljakutsed, ütleme siis nii-öelda. Välistegureid on mõjutajaid on nii palju, et me ei saa neid eirata, aga see kõik on seda väärt, ütleme nii-öelda. Ja nagu ongi see, et mis ütleme, et ma ei loobu sellest ja ma jätkan sellest, sellepärast, et absoluutselt kõikidel tippsportlastel on treenerid kõrval, täpselt nii nagu me teame, et väga-väga edukatel inimestel on treenerid kõrval. Ilma sellise toetuseta lihtsalt ei saa selles tänases ühiskonnas absoluutselt läbi aegade me teame ju, et kõikidel on olnud. Miks teie arvate, et teie olete nüüd see inimene, kes ei vaja mitte mingisugust suunanäitajat, mitte mingisugust inimest enda kõrvale, kes teid natukene peegeldaks, kes sillutab teil paremini teel edule, ütleme nii-öelda. Et tegelikult koostöö sinuga ongi ju tegelikult minu tee, viib ära suured kivid teelt eduni. Mina olen kivi, Virge, kuidas sinu on? Ei. Sinuga koos, sinu abil lähevad kõik suured kivid minu tee pealt eest ära. Absoluutselt, tegelikult ongi see teadlikkus, kuidas maailm töötab, kasvab nii palju, et sa hakkad igal pool, absoluutselt minust Virge, sa näed ka igal pool võimalusi ja ma kuulen, mis sa teed ja sa näed igal pool võimalusi, enam mitte takistusi. Ei, absoluutselt mitte. Minu jaoks ei ole juba ammu ilma mitte mingeid takistusi, on ainult väljakutsed ja ma tean, et kõikidest olukordadest on väljapääs olemas, et ma leian ainult võimalusi, mitte takistusi. Super. Ja Sten, sina oled minuga vähem olnud, aga kui sa mõtleksid enda peale, et mis on sinu elus muutunud või kollektiivis muutunud või, sest tegelikult ma tean, et te õpite kõik koos, ma loodan vähemalt siiamaani, kui te olite siin, et arutate neid asju kollektiivis. Et mis on muutunud tegelikult sinus ja firmas ja? Minus endas on see, et mul tuli sihikindlus, otsusekindlus, et ma tean julgen otsuseid langetada ja ma tean, mida ma nagu tahan. Et varem kui lihtsalt nagu triivid enam-vähem ringi, et sul on konkreetselt nagu sihti enne, või teadnud nagu täpselt, mis ma võiksin eesmärgiks panna, siis ma sain nagu selle konkreetsuse paika. Ja tänu sellele ma sain ka nii-öelda kogu tiimiga nagu hakkasime koos toimetama. Oleme saanud selle asja nagu sujuvamaks nagu toimima nii-öelda ettevõttes. Et arutame alati läbi, mismoodi mingid järgmised samme teha. Et varem oli see, et igaks jooksis omas suunas, siis oligi see, et lõpptulemust nagu otseselt nagu ei olnud. Et tegelikult on siiamaani kogu aeg igapäevaselt on see, et tuleb jälle mingi uus väljakutse, lahendame meile selle ja liigume jälle edasi.
et ei ole nagu niimoodi, et me ühe korra nüüd tegime ära midagi, et nüüd laseme lõdvaks, et enam rohkem ei ole vaja. Et see eneseareng on tegelikult igapäevane ja kogu aeg pidevalt tuleb teha, et see iseendast kasvatab välja selle sinu õige isiksuse nagu. Absoluutselt. Mulle meeldib see lause, mida Bob Proctor on öelnud korduvalt oma seminaridel ja webinaridel. Me kõik sünnime siia maailma geeniustena, aga meid räägitakse idiootideks. Ja minust on see nagu nii tabavalt öeldud, sest väike laps, tal puudub igasugune eelarvamus asjade suhtes, ta ei anna mingit hinnanguid, ta võtab ehedalt, ta naerab, ta särab ja mingi hetk ta hakkab muutuma tõsiseks ja hakkab riidlema ja vastavalt selle tegelikult, milline on tema keskkond on siis ka laps pärast käitumine. Et natukene ikkagi laps peegeldab päris hästi sulle endale vastu, milline sa ise oled teiste inimestega, ma ütleks selle peale. Aga kui me võtame lühidalt kokku, siis mis oleks teie nõuanded inimestele, kes justkui tahavad, võib-olla nad ei tea, mida nad täpselt tahavad, võib-olla teavad, sest minu juurde satuvad nii inimesed, kes teavad, mida nad tahavad, kui ka need, kes ei tea. Et mis oleks, ütleme, selline 2 sammu, mida iga inimene tegelikult võiks ja peaks tegema selleks, et asjad hakkaksid muutuma täna, mitte homme ega ülehomme. Virge, mis sa arvad? 2 asja, mida sa soovitaksid inimestele? Kõigepealt ma soovitan võtta see 30 minutit. Kui sa oled nüüd jälginud mingil ajal Karmot, siis võta see 30 minutit, saada Karmole sõnum ja proovi leida selle 30 minuti jooksul enda eesmärk. Sest Karmol on õiged küsimused, mille abil ta seda välja toob. Te saate ka sellest aru, kui sul ei ole seda õiget eesmärki, siis ongi sul aeg võib-olla veel endas vaadata, endas selgusele jõuda, ütleme nii-öelda, mis on sinu see soov, on ju. Kui sinul on see eesmärk väga selge ja sa soovid selle eesmärgi poole püüelda, no siis ei ole mitte midagi enam oodata. Siis on ainult vaja teha otsus ja alustada. Ka variant, nii nagu Sten tegi, võttis kõigepealt selle 3-kuulise programmi, sealt ta nägi juba päris palju, mis temas muutus, eneseusk tekkis ja liituski meie selle pikema programmiga, ütleme nii-öelda. Aga kui sul ei ole täna seda selgust, siis lihtsalt ole kuulaja, mine vaata Karmo kodulehe pealt, saad vaadata erinevaid koolitusi sealt võtta, kuula neid, kuula 1 kord, kuula 2 kord, kuula 3 kord, usu, sealt on väga palju õppida, aga see viib sind lähemale sellele teadmisele, mida sa päriselt tahad. Ja see ongi tähtis. Absoluutselt. Mulle väga meeldib see tsitaat, et ilma kindlalt määratletud eesmärgita me muutume kummaliselt lojaalseks oma igapäevastele toimetustele. Lõpuks oleme nende poolt orjastatud. Ehk me teeme kogu aeg asju, me oleme rahulolematud ja me ei suuda välja tulla. Ehk kui sul on see tunne sees, nagu minul on olnud rahulolematus, kui ma käisin palgatööl, ma teadsin, ma tahan midagi enam, ma teadsin, ma olen millekski enamaks võimeline. Kui sina ka tunned seda, siis tõesti võib-olla see on nagu hea mõte, et broneeri omal aeg. Minu number on 55 52 56 40. 30 minutit täitsa tasuta konsultatsiooni. Proovime aru saada, mida sa tegelikult tahad. Ja ma helistan sulle lepimaja. Aga Sten, mis on sinu nõuanne nendele inimestele, kes on nagu sellise kaitsevalli taga, mina ütlen alati peidus, et ma vaatan, mis seal väljas toimub, aga ega mina küll seda liigutust tahaks, aga ma ei tea ka. Mis oleks sinu nõuanne nendele inimestele? Välja selgitada, mida sa nagu tegelikult tahad, mis sa sisimas tahad. Minu isiklikult, mis mind esimene kord nagu aitas, oligi see, et ma küsisin enda käest, et kui ma seda teen ja kui ma selle eest raha ei teeniks, kas ma teeksin seda samamoodi edasi? Ja siis ma sain andeks vastus, et jah, ma teeksin ka seda siis, sest see mulle reaalselt meeldib. Ja ongi see, et kui sa võtad nagu raha tagant ära, siis sa saad üldjuhul teada, et mida sulle nagu meeldib reaalselt teha. Ja järgmine asi ongi tegelikult see, et sa pead otsustama, otsuse vastu võtma, et mida ma nagu edasi teen ja siis sealt edasi tegutsema hakkama. Ja ongi see, et valime endale juhendaja ja asuma teele. Et juhendajaga on palju lihtsam seda teekonda läbida kui üksinda. Et see on nagu kindel.
Absoluutselt olen nõus ja ma ise ka ütlen, et ma 4 aastat käisin üles-alla oma ettevõttega, kui ma võtsin omale hea juhendaja, asjad muutusid väga kiiresti. Nii et tegelikult kõige tähtsam, mis teie mõlema jutupäeva kokku võttes, liigu tegevusse. Jalgrattaga ei ole võimalik jõuda sihtkohast A sihtkohta B ilma, et sa väntaksid. Või ilma, et sa liikuma hakkaksid. Praegu muidugi sa pead ikka nuppu ka vajutama, kui on elektriga, sa pead ikka nuppu vajutama. Sa ei saa, sa pead midagi tegema, et sinna kohale jõuda. Olgu siis pedaalimine või siis nupu vajutamine. Üks on võib-olla natuke aeglasem. Ehk me teame jalgratturid, kes kihutavad, ma ei tea, 50 km tunnis, ma ei suda. Ja siis elektrikad. Ehk vali mingi meetod ja hakka liikuma. Aga sa elektri puhul sa pead seda ka laadima, enne et see elektri seal sees oleks, et see ongi, et inimestena me vajame kõik laadimist, inimestena me kõik vajame mõtlemist ja juhendamist, et muidu me lihtsalt see eesmärk jääbki meie jaoks kaugeks ja kättesaamatuks ja me kahjuks toitume natukene või väga suurel määral ikkagi inimeste energiatest, kes meid ümbritsevad. Nii et mina küll soovitan, mõelge, leidke endas see selgus ja leidke endas miks, mida te teeksite ka siis, kui te olete kõik asjad saavutanud, kui teil on kõik kontod raha kuhjaga täis ja te ikka hommikul ärkate ülesse ja te peate ikka midagi tänasel päeval tegema. Mis on siis? Mida te siis tahaksite teha? Leidke see miks ja ma usun teisse, kõik on võimalik. Mina usun ka kõigisse inimestesse ja Virge, ma olen täiesti kindel, et isegi kõik 25 kontot või 250 000 kontot on raha täis, siis sa ikkagi otsid neid huvitavaid projekte, mina nimetan neid ettevõtteid, kes vajavad finantsnõu ja siis sa sukeldad sinna pea ees sisse, ilma et sa mõtleksid, palju sa teenid sealt. Keerulisem väljakutse seda ägedam, sul on niimoodi. Et nii nagu Sten tõi näite, et kas ta teeks seda tööd, kui ta selle eest raha ei saa, siis täpselt samamoodi on ka minu puhul, et ma teeksin seda tööd iga päev hoolimata kõikidest muudest teguritest. Absoluutselt. Ma lõpetan selle tänase vestluse. Aitäh teile mõlemale selle tsitaadiga, mida ütles Steve Jobs. Viimased 33 aastat olen ma iga päev vaadanud peeglisse ja küsin endalt ühe küsimuse. Kui täna oleks viimane päev minu elus, kas ma siis hakkaksin tegema seda, mida ma kohe hakkan tegema? Ja kui see vastus on liiga palju päevi ei olnud, siis ma teadsin, et on aeg muutusteks. Aitäh teile! Aitäh sulle!